No tervist, meie nimi Roger ja te vaatate The Raj Show'd. Cause we lighting it up on the violence for my credit card is maxed out. Yeah, took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. Pikka aega olen plaaninud teha juba oma esimest videot, mingitki filmi ülevaadet, kuna ma olen üpriski suur kinohuviline. Ma juba tegin peaaegu mingi katsetuse 50 Shades Darkeriga, aga kaamera ei mängi minuga kaasa, nii et siin ta on Power Rangers. Käisin seda just äsja vaatamas Apollo kinos. Jah, ma eelistan Apollo kinot natukene foorumile, see on mu enda teema, aga minge vaadake Apollo kino. Ütlen kohe ära, et need, kes ei ole veel seda filmi näinud, plaanivad seda kinno vaatama minna. Ja kellele ei meeldi ka spoilerid, siis kerige pigem video teise poolde, sellepärast et ma hakkan kohe rääkima täpsemalt sellest, mis filmis toimub, mis on head, mis on vead. Nii et kerige kohe lõppu, kui teile spoilerid ei meeldi, saate mu hinnangu teada ja käsitlen mõnda muud teemat ka, mis selle filmiga seoses tähtis oli. Ega midagi muud kui let's go! Film algab sellega, et üks tulevasi rangereid varastab koos oma sõpradega ära lehma. Ja, lehma. Varastab ära lehma, jäävad sellega politseile vahele, sõidab veel politseile autoga sisse, saab väga pika karistuse, saab endale jala ümber väikese võrukese, ei tohi kodunt kaugemale minna. Kõik hullem oli see, et on kohaliku kooli suur alkoholi lootus, see kõik puruneb ja peab hakkama kutsis käima nii-öelda detentionis ehk siis pealetunde programmis. Ja seal ta saab õige pea tuttavaks teiste omalaadsete noortega, kes on ka pauksis seaduse või mõne muu probleemiga, koolis ei käi ja nii edasi. Ja ühel või teisel viisil saavad kõik omavahel täpsemalt tuttavaks, kes siis käib kedagi peaaegu poolalasti vaatamas ujumas, kes veenab oma uut sõpra, et lähme otsime kullakaevanduse juurest mingeid aardeid. Lõpuks nii ongi, et kõik ühel või teisel viisil jõuavad sinna kullakaevanduse seina juurde ja üks kutt otsustab seal seina õhku lasta dünamiidiga, sest ta otsib aardeid taga. Ja nii oligi, lasti seina õhku ja sealt seest leiti kristallid, kus sees oli siis 5 erinevat värvi väikest sellist kivikest. 5 erinevat värvi, 5 värvi Power Rangerid, väga obvious, eks ole. Olles ise seda seriaali kunagi vaadanud vähe nooruspõlves, aga piisavalt teada, mis edasi hakkab toimuma, oli suht kerge algusest teada saada, kes on täpselt milline ranger, sellepärast ilmselgelt punane ranger on tiimi juht, sinine ranger on selline smart guy, kollane ja roosa ranger on reeglina naised ja no siis oleneb filmidest, kuskil on green ranger, kuskil on black ranger, seega on siis must ranger, kes ei ole üldse mustanahaline, vaid on asiaat. Now right. Ehk siis üks asi, mida see film teeb hästi on see, et siin on kaetud väga paljud erinevad aspektid. Siin on mehed ja naised, siin on valgenahalised, siin on mustanahaline ja siin on ka asiaat. Nii et check. Aga minna story'ga edasi, saavad kõik endale need kiviksed, avastavad, et nende kiviksega kaasneb ka erinevad võimed, sellepärast, et kui nad põgenevad sealt kullakaevandusest ära, jäävad nad tegelikult autoga rongi ette, mis tähendab seda, et tegelikult nad peaksid surnud olema, aga nad järsku ärkavad järgmine hommik ülesse. Avastades, et nad on tegelikult kuidagi koju saanud ja kõigil on hämmastavad suured võimed. Lõpuks testivad nad natuke oma võimeid, hüppavad hästi kaugele, hüppavad üle kuristiku, kukuvad kuristikku, leiavad üles mingisuguse vana kosmoselaeva täiesti kogemata, juhuslikult kukkusid sinna ja seal kosmoselaeva sees ootabki neid nende nii-öelda juht, kes on siis eelmine punane ranger, kes räägib neile, et nende kodulinna on ootamas hukatus, Rita ärkab varsti ellu, Rita on endine green ranger, kes on nüüd halvaks läinud, kes on nüüd siis kurjuse poole läinud ja tahab kogu maailma siis enda hoole alla võtta ja maailma uuesti luua, kui mitte isegi maailma hävitada. Ja nii nad saavadki teada, et nende ülesanne on päästa maailm, mida nad muidugi alguses ei usu, järgib selline tüüpiline pseudojama, et ei, meie see sellega hakkama, see pole meie teema, otsige keegi teine, blablabla. Siis nad lõpuks saavad aru, et see on ikkagi tähtis. Siis nad üritavad hakata tiimi buildima, sellepärast nad ei saa enne muunduda, ehk siis klassikaline lause It's morphing time! It's morphing time! Nad ei saa enne muunduda rangeriteks, kui neil ei ole omavahel klikki. Kõigil 5 peab omavahel olema mingisugune sõprusside, mingisugune usaldusside selleks, et üldse muunduda selleks rangeriks. Aga seda alguses ei saa. Need valdav enamus filmi lähebki sellele, et nad üritavad üksteist tundma õppida, nad üritavad treenida hologrammide näol,
kogu aeg ebaõnnestuvad ja siis lõpuks läbi erinevate sündmuste, mis toob välja siis ka nii-öelda filmi kurvemad momendid, siis lõpuks nad saavad endale selle enesekindluse, et nüüd nad teevad selle ära ja nüüd nad saavad siis muunduda. Vahepeal siis selle kõige käigus on ärganud see Rita ellu, käib vahepeal kollast Rangerit ähvardamas ja vahepeal saab sinine Ranger teada, kus kohta on peidud kristall, mida see Rita taga ajab. Ja lõpuks ongi siis see, et mingi tüli käigus sinine Ranger saab vahepeal ennast muunduda, aga ta ei tea täpselt, kuidas see välja tuli. Ja lõpuks, kui mingi hetk nad kõik Rita kätte langevad ja lõksu langevad, upub sinine Ranger ära, saab surma esialgu. Spoiler, sinine Ranger saab surma, eks ole. Ja lõpuks lihtsalt ongi kõige kurvem koht filmis, kus sinine Ranger tuuakse tagasi sinna kosmoselaeva, teda ei ole võimalik päästa. Aga mingi hetk tänu sellele sidemele, mis vahepeal neil kõigil on tekkinud, ehk siis nad tahaksid tegelikult kõik anda oma elu selle sinise Rangeri eest. Tänu sellele on võimalik siis endisel punasel Rangeril loovutada oma elu põhimõtteliselt siis selle sinise Rangeri kasuks. Ja jälle on see viisik koos. Ja kui viisik on koos, asutakse üheskoos Ritale vastu. Muidugi klassikalised Power Rangerist tuntud erinevad saurused ja asjad, millega nad saavad siis ennast ühilduda, on ka olemas. Nii kui nad saavad teada või siis tunnetavad, et nüüd nad saavad muunduda. On põhimõtteliselt üks esimese asju, mida nad ka teevad see, et nad võtavad kohe oma need T-Rexid ja muud dinosaurused appi, kellega siis nad lähevad Ritat nii-öelda maatasa tegema. Ja tulebki põhimõtteliselt filmi lõpuosas ongi action sellega, et Power Ranger versus Rita. Rital on oma suur kullast kangelane. Power Rangeritel on oma 5 erinevat zoidi, mis siis lõppkokkuvõtteks muunduvad kokku selle najal, et nad kõik peaksid tegelikult kukkuma kuristikku ja surma saama, aga ei, kuristikus nad hoopis muunduvad kõik kokku, tekib megazoid ja siis megazoid versus see suur kuldne giant battle'ivad omavahel. Kõik saavad aru, et igal ühel on oma kindel ülesanne selle roboti juhtimisel ja lõpuks ongi see, et neil kõigil on külaelanike heaksid, kuigi tegelikult filmi loomuses on see, et nad kõik on nii-öelda pahad inimesed, nad on kuidagi seadusega või kooliga pauksis ja neile vaadatakse pigem nagu ülevalt alla kui alt ülesse ja filmi lõpus on see vastupidi. Ja ongi põhimõtteliselt, sul on filmi algus, sul on nalli, sul on kurb koht ja sul on lõpus filmi lõpp, nii et suhteliselt basic ülevaade sellest filmist. Aga räägime natukene detailsemalt mõnest filmi aspektist, mis mulle eriti meeldis. Esimene aspekt, mida ma räägin väga lühidalt, on muusika. Mind alati paelub filmide üles muusika, kui on aegline muusika, siis tegelikult teeb see filmi reeglina väga igavaks. Kui on huvitav kaasaarv muusika, siis see teeb filmi ausalt 10 korda paremaks. Ja kuna ma olen pigem selline mainstream, hip-hop, pop muusika kuulaja, siis mulle väga meeldib, kui selline muusika suudab mind ka filmi ajal nii-öelda kaasa elama panna, pead noogutama panema ja see annab sükse ekstra feelingu selle filmi juurde. Sellel filmil seda on, eriti filmi teises pooles ja filmi lõpu soundtrack on eriti hea. Ma panen selle jooksma ka nüüd siia õnnalt, et te saaksite kuulda. Liiga palju ei vale, me tulevad copyright saamad peale, eks ole. Aga filmi soundtrack on tõesti üpriski hea sellise filmi kohta, millest mina isiklikult alguses väga palju ei oodanud. Teine asi selle filmi juures on see, et see ei ole lihtsalt film, kus on piu-pau-boom action, eks ole, ja natuke story't ka, vaid selle filmi juures on reaalne sisu ka olemas. Sul on olemas see kurb moment, mida sa filmilt ootad, et sa saaksid pisaraid seal valada, et sa saaksid rohkem nende nii-öelda tegelaskujudega natukene tuttavamaks. Kõik pajatavad mingisuguse loo endast, mida sa algselt ei tea, et kuidas kõigil on raske minevik, raske olevik. Ja läbi selle tekib sul nii-öelda parem klikk, vähemalt mul tekkis parem klikk selle filmi üldiselt. Kolmandaks, peale selle, et seal on ka sisu, on seal ka nii-öelda teisene sisu, ehk siis minnakse palju sügavamati minu jaoks 2 tähtsa valdkonna probleemiga, mida seal käsitleti. Esiteks on LGBT kommuun, kellele siis seal nii-öelda valgus suunatakse, mis tähendab siis seda, et lesbi, gei, bi ja transseksuaalide nii-öelda kommuunile vihjatakse, et nemad on, kui nii-öelda neid rõhutakse, nad on vähemuses, nendest ei arvata head ja samamoodi kollane Ranger, tegelikult spoiler alert, on lesbi selles filmis. Nii et seal ei toimu mitte mingit actionit, ärge oodake, aga seal vihjatakse sellele, et selle kollase Rangeri vanemad ei saa aru tegelikult, mis selle neiu sees toimub.
ja ta tunneb kogu aeg ennast kõrval jäetud, nad kolivad kogu aeg, keegi ei saa temaga läbi, temal on raske teistega läbi saada, ehk siis ta on sihuke elab põhimõtteliselt. Ja teine probleem, mida käsitletakse küll õrnalt lõpus, aga see on väga obvious, see on meie tänapäeva nutisõltuvus. Ehk siis, kui me näeme midagi, olgu see hea või halb, me võtame kohe telefonid välja, me hakkame kohe pilti sellest tegema või teeme video või teeme mingi Facebook Live'i, whatever, eks ole, teeme Snapchati video. Ehk siis see on tänapäeva meie generatsiooni suur, ta muidugi selles osas hea, kõik on alati olemas, kõik on võimalik näha, miinus on see, et jällegi kõik on näha, aga samas on see, et inimesed ei võta võib-olla asja liiga tõsiselt, peaasi on see, et ma saaksin klikid ja like'id kätte, kus iganes sotsiaalmeediakanali vahendusel. Nii et see on teine probleem, mida seal väga õrnalt kuid siiski käsitletakse. Ja viimaseks ma pean ütlema, et hea küljena on veel see, et see film üllatas mind väga palju selle poolest, et kuidas see kõik kokku on pandud. Sest ma ei olnud päris kindel, kuidas sa paned sellise, ütleme, kultusseriaali ühte filmi tänapäevast eri efektidega, aga kuigi need võib-olla dinosaurused olid natuke slopid, aga eriti see Megazoidi efekt minu meelest lõpus andis väga suure plusspunkti sellepärast, et see nägi väga kikas välja esiteks. Ja üldse see fighting scene seal lõpus nende kahe vahel oli natuke lühike, aga mulle meeldis. Ja ei olnud seda, et sul on hästi palju fightimist ja lõpus justkui kaob see story ära, vaid see fightimine lõpus jäeti natukene vähemaks, keriti rohkem selle sisuga. Nii et üldkokkuvõttes on mul väga head muljad. Võibolla paar negatiivset asja selle filmi juures on, kasutati väga kahtlased kaadrid vahepeal. Näiteks oldi kuskil auto tagaistmel ja siis kasutati 360 kraadi vaadet. Ehk siis kõigepealt näidati juhti, vahepeal keerati 180 kraadi selja taha, näidati, mis toimub selja taga, siis uuesti samad pidi 180 kraadi edasi. Ehk siis sul tekkis kogu aeg mingi 360 ja seal kinos juba olles oli selline tunne, et väga dizzy moment tekib sellepärast. Esiteks, kui see kaamera keeras, läks see õrnalt blurriks. Siis ta uuesti muutus teravaks, siis kui sa juba jõudsid hakata keskenduma, siis ta uuesti keeras, nii et see oli väga selline ausatades mindfuck moment ja palju teisi kahtlaseid kaadrid olid seal kuskil mingitest jalgadest, kuskil, ma ei tea, millegagi sõitmisest, kukkumisest oli võetud siukse ebatavalise nurga all, mis on huvitav lähenemine, aga selle filmi jaoks ausalt väga ei toiminud, sellepärast sa lähed ikkagi Power Rangerit vaatama siukest Marveli filmi, ei saa vaata konkreetseid kaadrid, kus on terve tegelane kaadris, kus sa näed seda kogu actionit, mitte sa ei vaata kergi jalga ainuüksi. Aga lõpetuseks anname filmile ka enda, arvestades kõike seda positiivset ja et see film üldse üllatas mind, jättes võib-olla kõrvale mõned negatiivsed aspektid, mis natukene võib-olla toovad seda hinnet alla. Muidugi ei saa sa minna eeldama, et sa lähed Power Rangeri filmi vaatama, et see on mingi mega sisukas film ja sa nüüd tuled sealt ära hoopis teise inimese. Ei, sa lähedki vaatama lihtsalt mingisugust actionit ja vaatama, mis story seal taga on. Ja ma ütleksin, et minu lõplik hinnang sellele filmile on 8/10. Ma usun, et 7 on ta igal juhul rohkem väärt, päris 9 ta ei ole väärt, 10 ka mitte ammugi. Ja need mõned pisivead, mis mind häirisid, need võtavad kindlasti palli või 1,5 alla, nii et ma julgen arvata, et 8/10 on minu selle filmi hinnang, nii et minge vaadake ka Power Rangerid üle, kui te ei ole seda veel vaadanud ja kohtume taas. Tšau!